Sisuliselt keskturg, aga Facebook Marketplaces. Mis see? Kui on jube hea hind. Ei, see jube hea hind ei ole võimalik. Facebooki on tekkinud väga huvitav nähtus. Need samad poed, mis müüvad trendikaid jakke ja suvehittkleite, on nüüd hakanud müüma nahahooldust. Tellime suure nõudluse tõttu veel kord seda imekreemi. Viimased laost müüdud circa 1000 tükki ja super tagasiside. Aasta 2025 parimaks niisutavaks šampooniks, maskiks ja dušikeeliks valitud internetis müüdud toode. Source, trust me, bro? Ei no, kui see nii hea on, siis me ju muidugi pidime ise ka tellima. Saate ASMR-ga. Kommiga. Eelhoe Botox Up. Shantou Yoyija e-conference. Selle konkreetse toote puhul kõige huvitavam on see, et tegelikult siin on kirjas Euroopa vastutav isik. Kas nad teavad ka, et kas nad on vastutav isik? See koostisosade nimekiri on kahtlane ausalt. Riiete puhul on see Facebooki äri kestnud juba aastaid. Keegi tellib hulgi odavat kaupa, paneb hinnale veidi juurde ja müüb edasi inimestele, kes ise ei oska, ei taha või ei viitsi otse laost osta. Aga nüüd on see sama mudel kolinud kosmeetika peale. Ja see on juba palju suurem probleem. Mis kala see iil on? Anger ja Mida sa ütlesid praegu? Iilhou, anger ja Mis seda botoxi osa siin teeb huvitav? See veits kipitab. Nagu mingi micro-needling, vaata. Ma lähen pesen selle igaks juhuks maha. See ei ole tegelikult meeldiv. Võtsin ühendust ühe ostjaga, kes selle kommentaari jättis ja ta lausus. Ma kasutasin seda ainult ühe korra, kuna ta mul meeletult kõrvetas, siis ma rohkem ei riskinud. Nendest veebipoodidest on saanud sisuliselt keskturg, aga Facebook Marketplaces. Euroopa Liidus ei ole kosmeetika lihtsalt pane purki ja müü Facebookis. Euroopa Liidu kosmeetika määrus ütleb, et turule lastavad kosmeetikatooted peavad olema inimese tervisele ohutud ja kontrollitud. Lisaks enne turule jõudmist peab tooteinfo olema esitatud Euroopa kosmeetikatoodete teavitusportaalile. Ehk keegi peab enne müüki päriselt vastutama. Mis toode see on, mis seal sees on ja kas see vastab Euroopa nõuetele. Aga kui me hakkasime otsima, kust need Facebookis müüdavad tooted üldse pärit on, siis läks asi päris kiiresti imelikuks. See on meie kõigi lemmik siin. Hot cream. Viin tähelepanu. Ideaalne kasutamiseks riiedel, tuharadel, kõhul, kädel. Riidetilu lehel on 7 euri, Thatsitil oli 9 euri. Siin on 80 senti, oli vaba. Täpselt sama asi. 8,90. Tavahind 39,90, 1,77. Võtame näiteks balsaamiku huulevõi. Balsaamik? Kreemias, sügav niisutav, taastab ja parandab huuli. Ma leidsin selle Alibabast, kuid ma ei saanud lehte isegi avada, sest platvorm ütles otse, et nad ei saa seda mulle müüa, kuna toode ei vasta minu piirkonna nõuetele. Seega, miks ja kuidas jõuab see toode Eestis müügile? Kuna siin pakendil ei ole sellist infot, justkui keegi Euroopas selle eest ei vastuta, aga nüüd, kuna see, kes siin Facebookis teda edasi müüb, Neid oli muidu mingi 5 tükki. Siis igaüks nendest automaatselt muutub vastutavaks isikuks. Ehk siis, kui kellegil mingi jama juhtub selle kreemiga, siis see Facebooki ettevõtja siis peab selle eest vastutama ja Tervisamet peaks nendega siis suhtlema sellel teemal. Ja, hallo. Tervist, olen Riia, helistan saatest Lasertech ja salvestan meie kõne. Otsin kedagi, kellega ma saan... Proovige hiljem uuesti. Otsin inimest, kellega ma saaks rääkida ostupesa veebipoe toodetest. Ma annaksin teile ostupesa siis ettevõtte omaniku numbri. Hetkel ei saa ühendust valitud numbri. 100% on koos kontoris, pani sinna aura, võtta vastu. Ma pean hakkama need, ma tahaks ära salvestada need numbrid kuidagi, sest et nagu üks nendest helistab mulle tagasi. What the fuck, tohti ju.
god, ma natuke kardan. Ärge tehke seda kodus. Ma siis jätan ta siia marineerima nii kauaks, kui ma nüüd teised küsimused ära küsin. Kuule põleb reaalselt. Aga pese maha siis. Mis pesen maha, jah? Aga on selline intensiivne Ta on ikka vastik, jah? vastik. Ja kujutate, et sa oleksid selle võib-olla üle kere nüüd pannud endale See oleks nii hea on. ilma testimata. Kosmeetika ohutuse kontrollimise eest vastutab Eestis Terviseamet. Siis tegelikult võib tavatarbija sellise kõrvaltoime peale pöörduda Terviseametisse. Pluss Terviseametist lihtsalt võib ka küsida, et kas see tootja või kas see vastutav isik või kas see toode on nagu siin legaalselt turul üldsegi. Üks asi on see, kui müüakse mingit täiesti suvalist Alibaba imekreemi, mille brändist ei ole keegi kunagi kuulnud. Aga lisaks Oogi sandaalidele ja Versace lõhnadele võltsitakse ka tuntumaid kosmeetikabrände, näiteks The Ordinary, Medicube ja Dirdiri. Ma ei ütle, et kõik need tooted on ilmtingimata võltsid, aga kui müügipildil on hiinakeelne tekst ja paari minutiga on võimalik leida juhuslik Hiina müüja, kes müüb väidetavalt 12 eurost seerumit 3 euriga, siis pange ise otsad kokku. Tatsiti lehel, sa oled süülhape, mis see peaks tähendama dual label ja see vihjab siis sellele, et see ongi nendelt kui sa tellid, siis sa saad valida, kas see tuleb hiinakeelse sildiga või see tuleb ingliskeelse sildiga. Sellega nüüd on keerulisem, sellepärast, et päris toode on võetud ja täna sa saad nagu kus iganes programmis täpselt ju sama nagu teha, otsida need fondid ja kõik. 2025 aastal tehtud uuringus olid kolmandatelt osapooltelt ostetud ilutoodetest 23-34 võltsingud. Uuringus olid ka The Ordinary tooted. Medicube'i jaoks on võltsingute probleem nii suur, et nad on teinud eraldi lehe, kus nad näitavad piltide abil, kuidas päris ja fake tooteid omavahel võrrelda ja soovitavad osta ainult ametlikust e-poest. Võtame seda Medicube. Paar päeva peale helistamist hakkasid need kahtlased tooted nendel lehtedelt ära kaduma ja nüüd vaatab otsa selline asi. Enamus näiteid, mis said video jaoks üles filmitud, on tänaseks kadunud. Võltsitud toodete seest on leitud loomade väljaheiteid ja uriini ning vähki tekitavaid raskemetalle. Kuidas me siis vahetame? See ongi jube keeruline, kes iganes täna seda vaatab, et siis tuleb osta mingisugustest korralikest poodidest, et mitte netilehtedelt, mitte Amazonist, Teemu, AliExpressid ja Baba, tunnustage üldse ära. Isegi on hea, kui on jube hea hind. Ei, sest see jube hea hind ei ole võimalik. See on liiga hea, et olla tõsi, on ju. See klišee. Terviseamet andis meile teada, et eelmine aasta algas üle-euroopaline uuring, mis keskendus kolmandate riikide veebipoodides müüdava kauba kontrollile. Uuringu käigus kontrolliti üle 5000 toote, millest 65% ei vastanud nõuetele. Enamus nendest pärines kolmandatest riikidest, peamiselt Hiinast. Kas sul on mingi sõnum nendele Facebooki poodidele? Meil on kosmeetikaregulatsioon selleks, et need tooted, mis meil turul oleksid meie kõigi jaoks ohutud. See tähendab, et kõik, kus iganes kolmandatest riikidest toovad asju, et mis ei ole Euroopa Liit. Tegelikult tuleb täpselt neid samu reegleid järgida. Tõenäoliselt on olukord selline, et nad veel ei ole lihtsalt Terviseameti radarisse jäänud, on ju, ja kunagi see juhtub alati. Kui sa tahad endale Alibabast mingit imekreemi tellida, siis see on sinu ja sinu nahabarjääri vaheline eraasi. Aga kui sa tellid neid 700 tükki ja müüd Facebookis edasi tekstiga suure nõudluse pärast viimased laos, siis sa oled lihtsalt nõmedik. Aitäh vaatamast!